oskagi neid ütelda, need on saadud igalt poolt, kus võimalik on. Pihkvast, Petserist, Tartust, sellest Põlvast, Valgast. Valgast sain niisugused huvitavad, niisugused ilusad Valga sellest, kui neid tulid. Ja põhiliselt muidugi, ka Võrust, Evepoest. Ja mille järgi te siis nüüd valiku teete, et võt just selle ma ostan? Tunde ja ilu järgi. Ja tunde ja ilu järgi. Ega mul ei olegi, ega neid ei olegi nii nagu pidevalt väga saada olnud. Neid on ka ainult, kui tuleb, siis nagu Eve, nagu tõi Evel, Eve tõi Norrast nootlambid ka, see ingli, see ingli kodu perenaine, Eve, see poemees. Tead ikka. Ja inglite kodu, jah, tean. Ja siis tema tõi need ja selle lauakese ja siis tolle postamendi, mis seal on ja see vaas, need on Norrast, tema tellis ja neid on ainult minul ja Evel seal ingli kodus. Neid rohkemat ei jätkunud ja sellesse lihtsalt ei tulnud rohkem. Nagu Norra, ta ütles, et Norra nagu lõpetas sellise tootmise või saatmine. Tema tellis poodi. Ja eks me siis koos hakkasime üllitama. Kas on ka meeles, milline see esimene kujuke oli, mis siia koju jõudis? Esimene kujukene võib olla hoopis esimene kuju ei olnudki mitte kuju, vaid oli, kui ma Vastseliinas töötasin, vaid oli see, ma saan siin seda näidata, olid need vaagnad roosat ja sinised, 9 tükki oli Vastseliina asunduse poes, seal, ma ei tea, mis seal praegu on raamatukogu, seal oli MTÜ ja seal poes oli neid vitriinis ja mul nii kange isu, ja siis 3 rubla. Need, kokku maksin ma siis 9 tükki, 9 × 3 on 27. Palk oli mul raamatukogus, kui ma töötasin Vastseliina raamatukogus 27 rubla. Terve kuupalk. Näed, huvi oli suurem, aga siis olid nad mul vitriinis ja see mehe ema, oli niisugune vanem vitriin ja mehe ema siis olid ilusti üles sätitud ja aga kuidagi kogemata või ei pannud tähele, tõmbas ukse lahti ja mul kukkusid nad maha. Läks 5 tükki katki ja nüüd jäi mul ainult 3 tükki neid järgi. See oli mõni aasta tagasi või nad puhastasid mu tütretütar, noorema tütretütar, tegi sellest nagu koolis selle minu vanaema hobit niimoodi ja siis ta luges ära, sai see 1200 või natukene peale ja umbes niimoodi ta jäi üht kui teist nagu on juurde võetud, ostetud ja muretsetud, aga eriti viimasel ajal ei ole enam. Kui tuli see meie euro, siis läks kõik väga kalliks, siis enam nagu kadus juba põhimõtteliselt ära. Need olid krooni ajal. See on nagu, oli sellise Eve poes Prantsuse kristall. Kui lähed linna praegu, sinna taaskasutuspoodi, kuidas tahaks veel võtta, aga ei ole nendegagi midagi teha nendest. Ega nagu, ütleme, hinges on, võtaks, hoiaks, aga järeltulijat peret ei ole ruumi, kuhu panna. Milline siit see kõige südamelähedasem on
kui nüüd üks välja valida? Eks nad siit ei oska nagu midagi ütelda, eks nad on kõik ühetaoliselt ühtemoodi niimoodi sellest, et ei oska, kõik on, mida ilusam asi, seda nagu kõik, eks need vaasid ja kõik, kõik, see on kõik üks suur ilu ja muud ei mitte midagi. Ja muud ei mitte midagi. Nii, siis lisaks on veel, ma saan aru, siis nukud. Jah. Nukkudeni me siis veel tegelikult lähme. Muidugi need lilled, et neid mul siin palju on, need olid mul ees seal peegli juures toas, aga kui nad tegid selle ümber toa arvestuse, siis ma pidin nad siia kokku suruma. See on ka, siin on, seal võib reast proovida võtta niimoodi, seal on, need on jah, mitmekesised, seal on liigiti, igat liiki on seal üks, seal on karud ja elevandid ja hobused ja metsloomad ja linnud ja seal ei ole see praegu isegi vait, kui siin mingi kõvem plõks tee, siis hakkab kägu kukkuma. Siin on mul 50 aasta juubeliks kingitud töökaaslaste poolt kell, kaelakell koos selle, ikka kell ka töötab, aga ta on mehaaniline. Selle ma võtsin siit välja, et ma tahan seda nagu jäädvustada, nagu edasi anda. Siin laua juures on tehtud kõik tikitud pildid ja heegeldustööd nii palju kui võimalik ja käteräti pitsid ja mis ma siin majas olen elanud, siis ma olen kogu aeg siin laua taga teinud. Aga kanga kudumine, on veel eraldi küsimus sellest. Oma käsitööraha eest kudusin, kui mul vahepeal tööperiood tuli, kui ma sain 63-73 külanõukogu sekretäri kohast lahti, siis oli mul kuni 77. aasta sügiseni või suveni oli kodus. Siis ma kudusin tellimise peale vaipu, neid samu vaipu ja ka seinavaipu ja sellised kangast seal. Kõike see on, siia peab lihtsalt süvenema, siin ei saa ära näidata, kudusin kunagi ka rätikui õlasalle
kudusin selle käterätikuid, kudusin voodilinnu, kudusin noh, enda tarbeks muidugi kõik sellest. Ja noh, jah, et mul see lillede huvi tuli mul siis, kui mul abikaasa 26 aastat tagasi ära suri, et mida ma seda tühja lage siin üksinda vahin. Ja need seina peal olevad asjakesed on, need lilled muidugi ei ole, aga need põhiliselt, need on kingitud. See sama pildikene on seal 50. aasta juubeli, abielu juubeli puhul kingitud ja seal on need teised, need on noh, kingitused siin üles pandud, kuhu ma nad muidu panen sellest ära. Siin niisamuti, noh, kõik ei ole, aga seal, kui ma, huvitav on inimesel see, kui sa vaatad ühele asjale peale, siis tuleb kohe see kinkija meelde. Nad on 50 aasta sünnipäevaks kinkitud Haanja sugulaste ja küll nende poolt. See on nagu põlev lambikene, see põleb ka, aga üks osa ei põle. Need maasikad ka põlevad, siis oli mul need veel viinamarjad põlesid, aga juhe läks katki ja noh, ei ole keegi, kes parandab. See on sellest Põlva naiste selts käis siin külas, me käisime Põlvas, kui anti tunnustust ja mulle anti tunnustus Võrumaa, imeline naine Võrumaa, seal on see olemas ja siis no jah, mul läheb segi, iroline inimene oli telekasaade. Prillitoos oli telekasaade ja siis imeline vanaema oli Tallinnas ja vanavanemate fondi poolt anti too tänukiri on seal ees. Siin mapis, nii kui te tahate, siin on teie artiklid sees olemas kõik, kes on kirjutanud, see on kõik siin olemas, nii ajalehe artiklid. Siin on, see jäi siin sellest elukaar, see on, saa nüüd ütelda, no seal tagapool, kus see oli Palamuse kandis siis veel? Seal oli, no see, no näed, kui inimene ei saa enam väljendada ennast, seal oli näitus. Partei, kas siit ei loe midagi välja? Siin on seda, vaatan, kas me seda nüüd ei saa. Seal oli näitus. Valgus, käsitöö. Need Võru näitused olnud, siin on need tänukirjad. Muuseum tahtis 300 käterätipitsi. Võrumaa naine tegi kadedaks Jõgeval. Jõgeval. Siis noh, pärast need kirjutasid tagant veel noh, järgi seda, see Jõgeva. See on Jõgeva allkirg sellest. No sellest on ka, sellest siin on need tänukirjad. Neid on mul 28 tükki. See on ütelda niimoodi sellest 5-6 saast, mis mul tehtud on viimane pilt tikitud. Peale selle ma ei ole ühtegi tikkinud. See on viimane pilt.
meil käisid kuni 94. aastani käisid rootslased, tõid siia humanitaarabi ja no siin on see Rootsi kuninga ja see pilt, need pildid on nemad andnud meile sellest, mul ei püsi see nagu siin käes, siin. No siin on nende kodupildid sellest, selle lina sai nendele kootud, need suuri linnu on meil 6-7 tükki veel. Nii, siin on nende perepildid. Nii, siis me suhtlesime isegi 10 aastat. 94. aastal jäi nende siia tulek ära, muidu kui nad tulid Eestisse, siis nad ööbisid meil ja no üks mujal teiste majades ka ööbisid ja ne saime sõbraks, neid oli 5-6-7 tükki, need siin me istume seal toas ja oleme ja siis kui meil see 94 ära uppus koos Jaak Otiga, linnapeaga, siis uppus see autojuht ka ära, aga meie sõbrad, kes olid need naisteperet ja olemas, need läksid eelmisel õhtul laevaga, aga autojuht läks, ostis just miljonilise rekka, et kaupa vedada ja autojuht võttis Eestimaalt puukoorma peale. Jäi järgmisele reisile ja uppus tollega ära. Niisugused albumid ostsin, veneaegsed roosidega pildid. No see on, ma ei tea, mis sellest edasi saab niimoodi. Veneaegsed roosidega, siis olid nad odavad, aga kui tuli Eesti pildid muidugi olid ilusamad, Eesti roosidega pildid väga ilusad, aga kallid ka. Aga Vene omad olid 2 kopikat. Kioskitest muudkui korjasid enne, siis sai niimoodi. Ja neid on 8 albumit, me ei tea, kas muuseum tahab neid või läheb siis, või jääb siis niisama. No vaadake, kus mutt on lollistega, ega see pole veel kõik, siin on veel üht kui teist. Inimene ullislänud, nagu ta ütles, ei mõista enam midagi, mis ärteta. Vaata teile siis juba niimoodi, kuidas see 99. aastat käivana mutikene tuleb trepist üles kalleid nukke vaatama. Aga tegelikult jah, ma võtan kaalust juurde 86, nüüd on juba 89 ja siis ma ei jõua nagu ennast enam alla saab küll, raskust ei ole. No siin on mini väljapanek, käsitöö, lihtsalt seinad täidetud, et see tühi ruum ei oleks minul ja need ei mahtunud ka enam ära.
niimoodi tõstame tal ära, nii üteldi niimoodi, et pulk, noh, ma jätan selle sõna ütlemata, noh, see selline asi, nii. Ja nüüd siis tõmbame selle kleidi tal ülesse, nii. Ja seda nuku osa, ülemist osa, see on see nuku pea. Keha on ise juurde. Ja see keha on ise ehitatud, siia on alumiiniumtraadist pandud siia sellega niimoodi sisse jalat ja sellest ja täidetud siis on ju tehtud need püksid jalga. Siit alumiiniumtraat jällegi, alumiiniumtraat siia sisse kätele. No kätega oli probleem, jalgadega probleem, ega neil kaasas ei ole. Aga see ütles, mamma, sa oled mõrtsukas, sa võtad paljad nukud, lõigad käed ja jalad ära ja paned teistele nukkudele. On sul need sõnad meeles? See oli nii ammu ja need käed, need teiste nukuunad. Seda võid alumiiniumtraadiga keerata nii ja naa.
kas sul on praegult ka niimoodi, et bussidega tuleb külalisi siia või sa enam ei võta neid? Ikka? Jaa. Ei, mul on 3 külalisraamatut on täis. Viimasel ajal näitustel nagu suurt ei kanta enam, nagu ei kirjutata sisse, aga varem kirjutati küll. Mul on külalisraamatud seal nurga peal olemas, no, kus on käinud. Vähemalt see märkida üles, et kus kohas on käinud ja küll kas külalised kirjutavad midagi. Mõni tuttav kirjutab ka, ta on näinud ja käib küll, mul käis ikka vahepeal väga tihti, nagu talupäevad olid, siis oli see 19. näitus, siis lugesin ma ära külalisraamatusse gruppide viisi, kes olid kirjutanud, palusime siis grupid, et kirjutage gruppide viisi, kes on, et kus te olete ja kui palju teid grupis on, ega rohkemat midagi. Ja siis oli üle 1600 tolle külastus, aga kui palju seal kirjutamata jättis või käis läbi seda muidugi, ei tea sellest, et käib küll ja varem. Nüüd peale koroona, nüüd on, käisid lasteaiad, käisid suvel selle Võru ja Parksepa lasteaed käis, ma ei tea, Väimla käis ka ja või siis see Kose, see käis ja Võru kesklinnast ka käis üks. Nad on kõik külaliste raamatusse ikka märgi jätnud, kes on käinud lasteaias sellest. Aga nendega ei oska midagi pihta hakata. Raskeks. Nende barbidega. Kuidas nendel on, ütleme, suhteliselt, see nüüd ei ole, see on nüüd niisugune suhteliselt ilusaid riideid, kuidas neid demonstreerida niimoodi, et nad tuleks ikkagi nagu rohkem esile koos riietega. Aga nüüd on mul ainult karbis. Saaks küll, et paned selle võrgu peale, võrgu üles, aga mul ei ole ruumi. Võrgu jääs võrgu peale, paned sinna ümber kaela ja kinnitad ja ma üritan nüüd, kui meil õnnestub, ma ei tea, kas meil õnnestub Lasval pitsinäitus võrgu peale üle panna. Muuseum tahab ka pitsinäitust, ma ei tea ka kumb siis või kus. Ei, pitse jagub. Pits on üle 300. Neid jagub kõigile, et panna võrgu peale, et nad oleks nagu esindatud, aga mul ei ole ruumi. Seal on siis salakamber, jah? Ei, tulge siia sisse, siis näete. Ega siin pildistada muidugi ei saa. Tulge niisama vaatama. Pildistada ei saa. See on ikka sul salanurk siin. See on siin. See terve see sein on siin. Võtame sinna poole. Helleri, võta sa sealt. Tõmba. See on siin. Riiul. See terve see sein on riiul. Ja siin on tekitud pildid kottide sees. Teemade lõikes. Nii et võtame selle koti lahti, see sinna üleses mahu. Siin on niimoodi pakitud kottide lõikes ja neid on siis, ütleme, ma ka ei oska ütelda, palju neid on. Tegelikult on neid üle 600, aga siin peab välja võtma, mis pildid siin nüüd tulevad. Siin on inimeste pildid siin. Ega see ei... See Taavi tegi ka nukkudega, siin on nagu inimesed. Taavi tegi ka nukkudest saate ja filmi ja lubas muidugi nendest piltidest ka teha, aga mul ei ole demonstreerida. Ma ei saa kuskilgi neid panna niimoodi, et nad reast oleks sellest. Sa pead vist Taavile ka kirja saatma ikka?
ei, aga ma ei saa, ma pidingi helistama siis, kui mul on võimalus, aga mul ei ole võimalust neid demonstreerida, no niimoodi ei saa pildistada või niimoodi ei saa võtta nagu sellesse rea peale, kui need on kõik mul teemade lõikesse, noh, inimesed, loomad, linnud, maastikud, lilled, jõulupilte on 70 tükki. Ja see seinaäärse on kõik neid täis, see riiul. Nii, no näed, mis siit välja koorub. Nii, ega ma ise kah ei tea, aga siin on see üks nüüd valesti saanud siia siin linnukestega, see ei ole nagu selles. No siin on ja siin all 1, 2, 3 riiulit on kõik neid kotte täis ja kõik on pildid. No ütelge, kuidas neid saab nüüd nii võtta, et linti saab kõik korras. No vot jah, neid on tõesti väga hulga. Kas olete enam-vähem kokku ka mõelnud, et palju siia töötunde on kulunud? Ei tea. Parem ka vist, jah? Ei tea, aga imestan ise seda ennast selle koha pealt, kust ma selle tahtejõu võtsin, et seda, ega need ei ole midagi, mul on veel siin pakkides on veel kõik, ma ei hakka neid lahti võtma, siin on need ilma raamimata tööd ja siin on vaibad, no siin on ka toolipadjad, 30 tükki, mis vanast ajast on tehtud, kui seal oli näitusel ära, kui spordikooli saalis olid padjad üleval. Too video on mul olemas sellest, et ei, laseme tal olla. Jah, kogu see sein, nukut on ees ja kogu see sein on, me peame nukut ära võtma, no siis me saame, ütleme, need kohvritega kätte, need peab panema selle kile sisse, muidu nad nagu lagunevad. Või noh, sellest. Noh, jah, näed. Kitarriga on selline lugu, et minul lapselapsed, tähendab mitte sinu, vaid tema ema õed käisid kõik muusikakoolis, õppisid. Üks töötab praegu Needo Anneli Vastseliina muusikakoolis 35. aastat juba käis. Ja teine Eti Marje, kes oli seal teleka, selles oli firmas, ta sai 40-selt veel poja endale ja on nüüd praegu kodus. Ja siis teine noorem tüdruk
Eret ka oli Vastseliina koolis muusikaõpetaja viiuli, ei, Eret oli, mis Eret oli, solfeetso, Eti oli viiuli ja see Anneli õppisid kõik muusikakooli ära. Minu mees, Werner, ütleme, oli lapsest saadik, või seda oleks võinud võib-olla ka sinna panna, lapsest saadik, kui 36. aastal Pindi kogudus ostis puhkpillit, esimesed puhkpillid, hakkas Lasvas Aia Osvalt, hakkas organiseerima ja organiseeris orkestri ja sellest ja siis see mul on aidas, seal vanas aidas, see on, kus mu mees on sündinud, see Elumaja Kamber, see vana ait. Ja vanas aidas on mul see esimene pill, meie selle Werneri, mu abikaasa pill olemas ja on pilt olemas, kus tema 15-aastaselt selle pilliga mängib koos seal vend ja üks sõber ka. Ja sellest saadik, poiss 15 aastast saadik on ta mänginud orkestris, puhkpilliorkestris ja Lasva orkester suri välja ära. Nüüd mõned üksikud koolitas välja ka, ta kirjutas noote, mul on need puhkpillinoodid veel alles, ma pakkusin Vastseliina muusika või selle puhkpillile, et võib-olla nad on huvitatud siis sellest. Ja muusika, nendel oli muusikaand, aga tema ema, Klaarika, tahtis ka mängida. Ja võttis, nendele meil sai 2 klaverit ostetud, nendele sellele Annelile ja sellele Etile. Ja Etile ja klaverit, Annele sai Riga, aga Etile sai Vene oma. Too ei saanud, ei püsinud hääles, aga Riga on praegu alles seal Vastseliinas. Aga ja siis see ja Klaarika, tema ema, tahtis ka 4. tütar väga mängida, nii tahtis mängida, aga ei saanud kuidagi moodi. Ja samuti mul üks tütar isast, Külli, nende vanaema, Klaarika ema, sellest, mitte Klaarika, ütle nüüd, sa paranda mu vigu. Jah, ikkagi, Klaarika ema, näed, läheb sassi, mängis Kääpa kooli orkestris akordioni. Temal oli ka muusikaand isast, aga Klaarika küll ta proovis nii palju ja viimati virutas nurka selle kitarri ja siiamaani seisab ta nurgas. Ja siis oli teine lugu see, üks tütar, Külli ja see Külli ja Kersti. Kersti töötas linnavalitsuses alguses, kui koloosid ära lõpetasid 5 aastat. Siis ta läks Vermosse, kus seal tuli, nendel seal, niisama purelisid nagu nüüd. Jälle läks Vermosse, Vermos lõpetas, aga kui ta lõpetas EPA kiitusega, siis oli ta Veimela, mitte Veimela, Võhandu koloosis raamatupidaja, see nii kaua, kui koloos likvideeriti. Ja tema, Külli mängis, teine tütar mängis selle peal, klaveri peal, aga tema proovis ka, küll ta tahtis seda klaveri peal mängida. Ei saanud, nii palju sai, kui füüsiliselt pähe jäi, rong see sõitis suht ja rohkem ei saanud. Ei olnud muusika kuulmist. Ja praegusel neid on 6 tükki, ma ei näe ühelgi, et oleks muusikalist kuulmist, nad laulavad küll, aga ma ei tea, kas nendest nüüd, nende lastest midagi tuleb.